Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Tervist! Stuudios on Einar Laigna, et meie tänase arutluse teemaks on mehed ja naised ja tundub, et kas nii iseenesest mõistetavatest asjadest, mis peaks olema nii loomulikul viisil igal inimesel selged, et mis mõte nendest on rääkida. Samal ajal see, mis me tegelikus elus näeme, teeb meile selgeks, et peab küll rääkima ja see, mis iga päev meedias, avalikkuses, mida võib nimetada propagandaks, see, mis toimub, on ise näide sellest, et peab rääkima väga lihtsatest ja näiliselt iseenesest mõistetavatest asjadest. Alustaksin sellega, et tooksin ühe näite. Siin mõni aeg tagasi Eesti Pangas toimus üks nõupidamine. Nõupidamise teema oli siis tuleviku Eesti ja sinna oli kokku kutsutud siis küllaltki suure arvuliselt ühiskonna, nii võib öelda, mitmete valdkondade tähtsaid esindajaid. Sellest võttis osa ka toonane president Lennart Meri. Ja kui pärast olid siis sõnavõtud ja keegi tõstis üles küsimuse, üks naisterahvas, missugune on siis naiste osa, naiste roll tuleviku Eestis. Ja nüüd, kui selle üle arutagma hakati, siis ma tõstsin ka käe ja soovisin siis avaldada oma arvamust ja ütlesin, et tuleviku Eestis oleks tore, kui naised täidaksid oma kõige ilusamat, kõige ülevamat, kõige üllamat, kõige loodusseaduslikumat ja kõige vajalikumat ülesannet ja sünnitaksid lapsi selleks, et see tuleviku Eesti üldse oleks võimalik. Selle peale käis saalist läbi pahameele niisugune hääl, üleüldine niisugune rahulolematus, pahameele puhang. Mis siis juhtunud oli? Miks siis niisugune reageering, mida ma siis ütlesin niivõrd kohutavat, et sellele niipidi reageerima? Ja minu lähikonnas üks naisajakirjanik siis sisistas mulle, et selle eest ma alles saan ja ta kirjutab minu kohta hävitava artikli ajalehte. No minu sõber professor vestles selle ajakirjanikuga pärast ja see artikkel jäi siiski tulemata, oleks ka väga huvitav olnud seda lugeda, mida mulle siis nii hirmsasti pahaks pannakse, aga ma ise mõtlesin seekord niimoodi vaadates saalis ringi, et kas sellel rahval on siis üldse mingit tulevikku. Et milles on siis asi? Ja seetõttu, kui vaadata, mis toimub meedias ja mis on lääne poolt avaldatava ideoloogilise surve üks niisugune keskne joon, see on hälbeliste eluviiside propaganda, tõe ja ebatõe ühele joonele panemine ja kui traditsionaalsetes kultuurides on olnud mõiste, mis on keelatud, mis on tabu või mida on nimetatud patuks, see on see, mis hävitab inimese elu, inimese järjepidevust, järjekestvust, et siis nende võrdsustamine on kindlalt üks niisugune poliitiline joon, ideoloogilise võitluse joon ja siis on küsimused, et kelle huvides see on, mida see teenib, mis on selle eesmärk, no see peaks olema igal ühel selge ja lihtne, kes natukene vaevub elu vaatama ja elu jälgima. Milles siis asi on? Kõigepealt sotsiaalse olendina peame jälle rääkima inimesest kui olendist, kes enamasti ei julge iseseisvalt mõtelda ega otsustada, vaid inimesel on vajadus olla sootsiumiga, milles ta elab, harmoonias ja mitte erineda sellest. Inimesel on selles valdkonnas 3 vajadust. Isiksusena vajab ta üksindust, et üksinduses lõpmatusega nii vestelda või Jumalaga vestelda.
Sotsiaalse olendina vajab ta teisi inimesi, sotsiaalset ümbrust, töökollektiivi, sõpru ja olles kindlasse sukku kuuluv, vajab ta loomulikult bioloogilise olendina ka bioloogilises mõttes teisest soost kaaslast. Nüüd tänapäeval propageeritakse seda, et selleks bioloogiliseks kaaslaseks võib olla kes tahes, et see ei pea olema teisest soost inimene ja ega siit ei ole siis kaugel ka järgmine samm, kui võtta kätte kõik väärastunud eluviisid, mida ju läbi ajalooga teatakse, siis miks ka mitte loomadega või ükskõik, mis olendi või esemega inimene siis oma bioloogilist kooselu soovib korraldada. Kust on tulnud niisugused arusaamad, niisugused suhtumised ja miks neid niisuguse ääretu agressiivsusega ja sallimatusega surutakse ühiskonnale peale? Ja miks ühelt poolt suur sallivuse jutlustamine toob endaga kaasa üha ägedama sallimatuse normaalsete, traditsionaalsete eluviiside ja elukäsitluse kohta? See ei saa olla juhuslik, see ei saa olla ka lihtsalt ühe laguneva ja hukkuva tsivilisatsiooni loomupärane nähtus, vaid siin on tegemist ka kindlalt juhitud ideoloogilise võitluse ja ideoloogiliste eesmärkidega. Milles siis asi on? Näiteks ma mäletan ju väga hästi nõukogude ajal tuhandetele, kümnetele ja sadadele tuhandetele inimestele oli ainsaks vääramatuks ja ümberlükkamatuks tõeks see, mida ajaleht rääkis ja televiisor kuulutas. Kui need samad ajalehed ja televiisor hakkasid rääkima väga lühikese aja jooksul teistsugust juttu, siis sama iseenesest mõistetavusega muutus see ainsaks mõeldavaks tõeks, mille vasta inimene ei tohi eksida. Selles väljendub inimese sotsiaalsus. Sotsiaalsus on see, et ta ei julge olla teistmoodi, kui kogu tema ümbrus on ja kui on see, mida ametlikus liinis inimesele pannakse ette kui kohustuslik usutunnistus. Me teame ka ajaloost seda, et jõulised ja tugevad isiksused on alati suutnud ujuda, nagu öeldakse, vastu voolu. Neil on olnud julgus oma arvamuseks, nad on julgenud kritiseerida, arvustada ühiskonnas ühel või teisel ajal propageeritavaid ilmselt inimeksistentsile kahjulikke arusaamu ja seetõttu dissidentlus kui nähtus saadab kõiki kultuure kõikidel aegadel. Ajaloos samad nähtused ju korduvad alati. Sellega seoses kah ei maksa arvata, et niisugused asjad nagu nõiaprotsessid või et need kuuluvad kuskile kaugesse minevikku. Jälgigem enda ümber, mis toimub, need on kõige ehtsamad nõiajahi tunnused ja teisiti mõtlejate jälitamine nii või teistsugusel kujul või vormis on iseloomulik tegelikult kõikidele ühiskondadele. Ja need ühiskonnad ka, mis ennast ise peavad ja nimetavad demokraatlikeks, mis peab tähendama siis pluralismi ja arvamuste vabadust, on sisuliselt sama kitsarinnaliselt sallimatud ega ei kannata mingisuguseid teistsuguseid arusaamu kui need, mis antud hetkel on generaalne ja liinia või parteijoon, nagu nõukogude ajal öeldi. Nii et ajaloolasena ma ei näe eriti suuri erinevusi eri poliitilistel süsteemidel, pigemini piirdub kõik nimetuste vahetamisega. Sisu jääb ikka tavaliselt selleks samaks. Mis on siis traditsionaalne kultuur, mis tuhandetel aastatel on taganud perekonna püsimise, jätkusuutlikkuse, rahva juurdekasvu, tervete inimeste kasvatamise. Kui hakata juba loodusrahvastest vaatama, siis loodusrahvaste elu on korraldatud päris rangete reeglite järgi. Ja loodusrahvaste elu on väga hästi korraldatud rütmides looduse rütmidega, loodusega kooskõlas ja selle tõttu nendel rahvastel ei ole lubatud anarhia. Ja kõige vähem on lubatud anarhiat niisuguses valdkonnas nagu perekond, hõim, suguharu, sest anarhia viib selle hävinemisele. Sotsiaalsed suhted on ääretult tihedad ja domineerib arusaam meie.
Me võime rääkida sellises olukorras sugukonna kehast. See tähendab, inimene pole indiviidina eraldunud teistest, ta ei vastanda ennast teistele, vaid kokkukuuluvuse tunne on niivõrd tihe, niivõrd elav, niivõrd sügav, niivõrd võiks öelda füüsiline, et kui selles suguarus, hõimus, rääkimata perekonnast, kellegile tehakse liiga või kellelgi on valus, siis on kõigil nagu valus. See isikud oleks nagu ka füüsiliselt üksteisega seotud. Väga toredaid vestlusi on sellel teemal olnud mustlastega. Olemine ja olemasolemine. Olles huvitunud mustlaskultuurist, see on ju huvitav fenomeen, et üks rahvas teiste rahvaste hulgas hõimudena või niisuguste taboritena elades säilitab kõigepealt piinlikult oma rassi ja rahvusliku puhtuse, oma keele, oma kombed, oma kultuuri ja mulle vana mustlane ilusti seletas ja ütles, et kui ühte mustlast pekstakse, siis kõik tormavad talle appi. Küsimata sellest, mille eest ja kui ta on teinud midagi tõesti halba, mille eest ta tuleb karistada, siis me teeme seda ise, aga me ei jätta oma inimest kunagi teiste meelevalla alla. Ja siis ta lisas veel juurde, et mis on eestlaste erinevus. Et eestlased olevat niisugused, et kui ühte eestlast pekstakse, siis teised parastavad ja vaatavad pealt, aga appi keegi ei lähe, või siis äärmisel juhul hoitakse veel koguni peksja poole, kui on ilmne, et see on kas võõras või siis tugevam. Et see on siis selle mustlase seletuse kohaselt mustlaste ja eestlaste erinevus. Selge on see, et kui mustlasrahvas on suutnud säilitada oma looduslikkuse ja loodusrahvale omased arusaamad, elukäsitluse, ääretu loodusläheduse 2 aasta jooksul, mis ma nendega suhtlesin, oli väga huvitav. Nii tunda seda, et sa oled nagu võetud nende hulka omaks ja sulle usaldatakse. Ja mis oli liigutavalt tore näha, oligi see, et oma rahva hulka kuulumine tähendas juba, et sa olid oma inimene. Suhtlemine, läbikäimine just tabori tasandil, see tähendab hõimu tasandil, hõimu kokkutulekut, et selle äärmiselt tihe suhtlemine ja tihe kokkuhoiu tunne näitab seda, mille nimi on sugukonna keha. Et see on peaaegu füüsiline tervik, rääkimata siis vaimu, keele ja meele ühtsusest. Nii et kui me tavaelus siin kuuleme teinekord üht-teist halba mustlastest ja selle alusel luuakse ka arusaamu, siis ei saa ühessegi rahvasse niimoodi suhtuda. Minule oli see väga õpetlik selle loodusrahvaga suhelda ja talle nagu lähedale pääseda ja mõista tegelikult, kui palju sealt oleks õppida, kui palju sealt oleks näha seda, mis meil on omavahel suuresti kaduma läinud. Nii et elu ja jätkusuutlikkus, nende järjepidevus, kuna see on olnud looduslikus elus väga ohustatud, siis see on sundinud inimesi ka väga kokku hoidma ja eraldumine sugukonna kehast, hõimust tähendas ju hukkumist. Kõrberahvastel, stepirahvastel välja saatmine, kellegi hülgamine, see oli ju kindel hukkumine, kuna elu säilimine oli võimalik ainult koos tegutsedes, kokku hoides ja koos üksteise eest hoolitsedes. Seetõttu me teame ka kaugetest aegadest niisugusi nähtusi nagu emaõiguslikud ühiskonnad. Näiteks Amazonide ajal ja üldse sel ajal, kui mehed tegelesid põhiliselt millega? Küttimisega, röövimisega, lehmavargustega, no millega tahes elatiseks. Siis see tähendas seda, et nad olid põhiliselt nii-öelda kodust ära. Oli selleks koduks siis mis tahes, ehk teisisõnu nad olid ära oma hõimu juurest. Seetõttu naised olid need, kes olid paiksed või paiksemaad ja nemad olid ka need, kes tagasid hõimu püsimise. Seega lapsi määratleti ema järele, mitte isa järele. Nüüd, kui toimub see muutus, et mina nimetan seda nii naljatoonis, mehe kodustamine hulkurist, röövlist ja sõdalasest paikseks, see tähendab põlluharijaks, mis sisuliselt on mehe kodustamine.
siis ometi muutub ka kohe võimu vahekord ja algab üleminek patriarhaadile, mis tähendab, et laste järglust hakati lugema isa järgluse järele. See loomulikult tõi endaga kaasa selle arusaama, et naine pidi olema abiellumisel puutumatu, siis üldse kogu seksuaalelu väga range kontroll, et ei oleks mingit anarhiat seal, sellepärast et mehel pidi olema kindel, et tema järglased on tema omad. Nad on pärijad ja siin hakkas siis see liin mängima nagu talupoja kultuuris ja maadelkonnas. Siia kindlasti hilisemal ajal lisanduvad ka rassilised omadused. Kui näiteks Euroopa territooriumil ammu enne kristlust oli naiste olukord hoopis teistsugune kui idarahvaste juures, siis ilmselt on niisugune kalduvus individualismi ja üksikisiku õiguste ja tema isiksuse või eraldiseisva individuaalsete omaduste ka arvestamine väga ürgne ja ammu pärit eelkristlikust ajast juba. Kui me vaatame 9. sajandi algusest Karl Suure kapitulaare ehk seadushandlust, siis me leiame seal ju väga põhjalikke paragrahve naiste majanduslike ja muude õiguste kohta. See on kindlasti ajaloos asi, mida me ei tea enam või ei hooli sellest, seda ei tooda meile esile, aga keskaja aadlidaamid, kes lossidaamid olid, kuna keskajal armastasid rüütlid enamasti kodust ära olla, siis feoodi majandamine, sõjaline kaitse, need olid kõik tegelikult selle lossidaami õlgadel ja seetõttu ei ole Jeanne d'Arc üksik erand keskaja üldises pildis, vaid raudrüüs, aadlidaam mõõkvööl, kes feoodi juhatab, nagu selgub lõpuks kirjandusest, oli päris sagedasti esinev nähtus. Ühe erandiga võrreldes meestega paraku see oli see, et nad olid haritumad. See tähendab, nad lugesid tolle aja kirjandust ja väga ilusat kirjandust säilinud selle kohta nagu 9. sajandist markgrafinna Tuoda Hispaaniast, kelle kirjavahetus ja raamatud leiti 1957 Madridi arhiivist, siis näitab, kuivõrd haritud oli see aadlidaam ja need kirjutised oma poegadele on täis siis ühelt poolt emalikku muret, teisalt jälle, kui me vaatame, kuidas seal on tsiteeritud kõiki tolle aja suurmehi, on tegemist väga haritud daamiga. Ja niisugused märgid meie minevikust, millest meil tavaliselt on väga primitiivsed, ühekülgsed ja moonutatud ettekujutused, et kõigepealt tuleb tunda ajalugu ja paraku seda me tunneme väga valikuliselt ja siin on õigus kommunistidel, kui nad ütlesid, et ajalugu on poliitiline teadus, et meie teha pole mitte ainult tulevik, vaid ka minevik, see tähendab see, mida me minevikust otsime ja võimendame, on alati ühe ajastu maitse ja seetõttu kooliõpikute ajalugu ei ole ajalugu, vaid see on ainult valik ajalugu väga kindla ideoloogilis-poliitilise suunitlusega. Teaduslik akadeemiline ajalooteadus on kardinaalselt midagi muud. Aga nüüd meie teemaga edasi minnes, siis on selge, et on olemas loodusseadused. Nüüd küsimus, kas loodusseadusi ja ühiskonnaseadusi, kas need seadused on objektiivsed või on need lihtsalt niimoodi, et inimesed tulevad kokku ja nüüd lepime kokku milleski. Võtame vastu ühe seaduse, teeme seaduse eelnõu ja kirjutame seaduse eelnõu, et mehed ja naised on võrdsed, hääletame ja mõtle, kui tore ongi võrdsed. Kas me oleme võimelised muutma universumis kehtivaid seadusi? Kas need seadused on objektiivsed, kas nad kehtivad sõltumatult inimesest või alluvad nad inimese tahtele ja on nad inimese teha? Küsimus kõlab retooriliselt, üks on selge. Universumis kehtivaid seadusi, loodusseadusi ja ka psüühikaseadusi me ei saa ümber teha. Me ei saa neid muuta, meie valik on ainult, kas me täidame neid selleks, et elu püsiks või me rikume neid ja elu ei püsi meie käes. Valik on väga karm ja väga lihtne. Loodusrahvad on need looduses kehtivad seaduspärasused ära tunnetanud ja näinud ja selge on see, et inimolend on nii mees kui naine või õigemini, kui tarvitada
vanade rahvaste, sumerite ja piiblirahvaste ja piiblikeelt, siis inimene on loodud meheks ja naiseks. See tähendab, bioloogiliselt 2 poolt koos moodustavad alles täiusliku inimese. Milles on siis täiusliku inimese saladus? Kõigepealt see kummaline olukord, et bioloogiliselt on 2 täiesti erinevat olendit. Erinevate funktsioonide, erinevate ülesannete, erinevate võimetega. Me ei saa neid asju eitada. Me ei saa neid lihtsalt eitada sellepärast, et meie tänapäeva mingisugune lühikest aega ajaloos kehtivad arusaamad, et need oleksid absoluutselt õiged, igikestvad ja igavesed. Me näeme, kui ruttu on muudatused ja ka see praegune aeg läheb mööda. Kui me räägime mehe ja naise rollidest, siis on selge, et need rollid on tekkinud ajaloos iseenesest ja lihtsalt selle tõttu, et üks teeb ühte asja paremini kui teine ja on olemas veel niisugused rollid, mida ei saagi teine teha, paraku. Mees ei saa hakata naiseks, naine ei saa hakata meheks. Ja see ei ole kumbagi halvustamine, kui mehelik mees ütleb, et mina selle tööga ei saa hakkama, see on naiste töö. Tähendab, on töö, mis eeldab omadusi, mis mehel ei ole niimoodi välja arenenud. See on mingi kannatlik nokitsemine või ainuke näide tuua. Looduse poolt on antud naisele emaduse võime. Mida see tähendab? Väike laps ju ühte lugu teeb ennast märjaks. Ja mitu korda tuleb päevas vahetada mähkmeid. Emale ükskõik kui palju. Ei ole mingisugust tõrget, psüühilist tõrget vahetada 5, 10, 15, 20, 50 korda. Mees, kui hoiab väikest last, peale 3. korda on ta hullumeelsus ääre peal. Sest et mehe võistlus ütleb ülesse, et ma juba 3. kord, et no palju siis võib, eks. Nii et juba nende omaduste poolest küllap seda paljud mehed ise kogenud, et mees ei tule lihtsalt toime. See on meie jaoks liiga raske töö. Naine teeb selle rahulikult ja kannatlikult ära. Ja seetõttu ka sotsiaalses elus vastavalt missugused tööülesanded on täita, on tõepoolest hea naissekretär ülemusel asendamatu, kuidas seda täpselt öelda, asendamatu tööjõud, kelle need naiselikud omadused just nimelt korvavad need puudused, mis looduse ja loomu poolest meestel on hoopis nõrgemini ja teisiti arenenud. Midagi pole teha. See on selge. Olemine ja olemasolemine. Nüüd, kui me tänapäeval nii väga piinlikult käib, üks kohutav niisugune jälgimine ikka see, ja see väga meenutab nõukogude aega, kui üha enam räägitakse meil ka mingitest kvootidest. Nii mitu protsenti peab olema ikka naisi, juhte, nii mitu protsenti Riigikogus, nii mitu protsenti seal nõukogus. See meenutab väga õndsaid Nõukogude Liidu aegu, kui olidki kvoodid. Ülemnõukogusse pidi kuuluma. Nii mitu protsenti töölisi, nii mitu protsenti kolhoosnikke, nii mitu protsenti intelligente, nii palju arste, nii palju kaevureid, nii palju seda, nii palju treieleid. Kõik oli täpselt ette määratud. Nii palju naisi, nii palju mehi. Ja miks? Kui selline ettemääramine algab, siis tähendab, et sellel parlamendil ei ole enam tegelikult mingit sisulist võimu. Otsused tehakse kuskil mujal. Nõukogude ajal tehti otsused keskkomitees kinniste uste taga ja Ülemnõukogu saalis toimus ainult käte plaksutamine ja käe tõstmine. Ma näen väga suurt analoogiat praeguses maailmas ja ühiskonnas, kui hakkab toimima täpselt seesama süsteem. Ei midagi erinevat. Otsused on kuskil mujal tehtud ja et anda võimalikult sellele parlamendile või Ülemnõukogule või kellele tahes niisugust üldist ja avarat iseloomu, siis muidugi kvoodid. Siis oli kellelgi öelda midagi. Nii palju ka tänavapoisse seal ja nii palju narkomaane ja nii palju retsidivisti ja nii palju mafioososi, et oleksid esindatud ikka kõik ühiskonna kihid ja liikmed ja liikumised. Nii et see praeguse läänemaailma kriis, totaalne kriis ja ajaloofilosoofina näen ma lääne ühiskonda manduva allakäiva ühiskonnana, mis on hääbuv ja kaduv. Ja see, et mehe ja naise rolli tahetakse segi, on ju absurdne. Mikspärast me arvame, et see on õige, et mees peab tegema tööd, mis ei sobi talle ja millega ta hästi hakkama ei saa.
Ja naine peab tegema kindlasti jälle ka vastupidi seda, milleks ta ei sobi kõige paremini. Ainult sellepärast, et näidata, et mees hoiab last, paraku peaks neid ka siis sünnitama panema ja emetama panema. Ja naine on tingimata kaevur või vedurijuht või... See hirmsasti meenutab seda nõukogude aega, kohe nii vägisi kisub kõik sinna. Mina näen siin sisuliselt seda, et kui soorollid aetakse segamini, siis kannatajateks on kõik, sest lõhutakse inimtervik. Ja inimtervik töötab siis hästi, kui igaüks teeb seda, mis talle on kõige loomukohasem ja parem, mida ta järelikult saab ka kõige paremini teha. Nii et see on väga kindla eesmärgiga. Milles siis seisneb see mehe ja naise kui täiusliku inimkoosluse, milles see seisneb? Kiriklikult on tegemist abielu sakramendiga. See tähendab, abielu on nii püha ühendus, et ta on sakrament. Ta on Jumalast seatud kord. Tal on ka kindel loodusest antud ülesanne järglased. Ja järglaste saamiseks eri bioloogilised pooled tõmbavad üksteise poole. Tänapäeval on seksuaalsusest tehtud mingi niisugune omaette lõbuväärtus ja kui kogemata siis juhtub laps sündima või laps tulema, siis oleks nagu tegemist mingisuguse hälbega, mingisuguse eksitusega, mingi õnnetusega, mingi niisuguse ootamatusega, mis on väga ebasoovitav. No siis võib väga lihtsalt öelda, kui ühel rahval on niisugune meelsus juba laialt levinud, siis sellel rahval ei ole tulevikku. See on ju niivõrd lihtne, see on niivõrd elementaarne, et seda üldse seletama peab, on naljakas ja kõige naljakam on see, et seda peab seletama ja et sellest ei saada aru. Kuidas saab siis viia inimesi nii kaugel, et nad kaotavad huvi oma eksistentsi jätkamise suhtes nii rahvuslikul tasandil kui individuaalsel tasandil? Me teame ajaloost seda, et hukkuvates ühiskondades kaob ära enesesäilituse instinkt ja kaob ära meie mõiste. See on rahvuslikkus, see on kokkukuuluvustunne ja kui ühiskond atomiseerub, see on protsess, millest praegu teadlased räägivad või ühiskonnateadlased, mis lääne ühiskonnas on. Atomiseerumine tähendab seda, et inimese individualism läheb nii äärmuslikuks, et ta isegi iseendaga ei saa enam koos elada. See läheb ka raskeks, rääkimata teiste inimestega, mis nõuab teisega arvestamist. Ja eks selle tulemused on siis lihtsalt, mida me Eesti elus ka näeme. See on praegu juba nii teadvusesse tõusnud ja päevakorras ärev küsimus Eesti rahva alles jäämisest üldse. Kui me räägime suurest majandusedust ja ei tea, mis edudest kõik siin armastame praalida, aga on ainult üks edu, mis midagi määraks, on kas meil tänavatel on lastekarjad või ei ole. Kui lastekarjasid ei ole, siis kus on tulevik? Ega autode arv ei näita siis rahva elujõudu veel ega tulevikku. Laste arv näitab. Ja seetõttu on väga lihtne. Aeg on halastamatu ja ajategur ja need alguses nii mitte võimsana tunduvad tegurid. Selles on ka üks lääne tsivilisatsiooni, ütleksin, ratsionaalsuse nõrk, et arvatakse tehnika ja selle kasutamine tehnoloogiliselt ja kõik niisugused majandusküsimused on põhilised, ei ole. Need on kõik, mis peavad teenima inimest. See on, kui ei ole põhieesmärk selge ja kui vahend ja eesmärk segatakse ära. Nii et kui praegu me Euroopas näeme seda, et Euroopa rahvad kahanevad, Euroopas 48% lapsi sünnib väljaspool abielu, see tähendab, neid sünnib ainult siis üks, vaevalt et rohkem. Need lapsed kasvavad individualistideks, kes ka on kõlbmatud koos eluks ja perekondlikuks eluks. Ja samal ajal, kui me näeme, et teistest kultuuridest ja rassidest Euroopasse tulnud rahvad nagu türklased, araablased, kes tahes, neil on tugev kollektivism, tugevad perekonnad ja palju lapsi, siis võtke pliiats ja paber kätte ja natuke see ajaga on teil matemaatiliselt selge, missuguseks aastaks on Euroopa ümber rahvastatud. Sama kehtib ka Eesti kohta, kus kõik negatiivsed näitajad ju eestlase püüdlikkust ja tublidust arvesse võttes kohe on ikka kõige vingemad alati, kõige vängemad. Meil on 53% väljaspool abielu sünnib lapsi ja kõik aitsid ja kõik muud nähtused, me oleme ikka ju
nagu meile omale on, ikka üle trombata kõike. Me oleme hirmus tublid, hirmus püüdlikud, hirmus nii näitame, kui head me oleme. Ja nendes negatiivsetes asjades samuti ja küsimus ongi väga lihtsalt eksistentsis, kas me jääme alles, oleme olemas või mitte. Ja kui me oleme kaotanud selle rahvusliku kokkukuuluvuse tunde ja rahvusliku vastutustunde ja mõtleme ainult isikliku heaolu ja mõnu peale, siis ei ole Eesti rahval tulevikku. Ja nüüd siia juurde see niisugune näide veel, kui ma ei hakka nimetama koole otseselt, aga mitmes kõrgkoolis, mida ma tean, on see arvamus väga kindlalt veendunud, et Eesti mees ei kõlba üldse kuskile, abielluda võib ainult välismaalasega, olgu ta siis või küürakas ja ühe silmaga ja loll või mis tahes, aga peaasi, et välismaalane, siis see on kah nukkermärk. Kui ma samal ajal kuulen ka paljude meeste suust, et abielluda võib vist veel ainult kas venelannaga, keda siin Eestis ka juba ära rikutakse, või mõne niisuguse rahva tütrega, kus naine oskab veel olla ema ja abikaasa. Et võimatu on abikaasadeks või emadeks varsti Eestist naisi leida. No üldistada ei maksa muidugi, sest igast inimesi on. Kuid kui need tendentsid lähevad liiga suureks ja praegu nad on, siis on tõesti küsimus päevakorral, kas Eesti rahvas jääb püsima. Kas me jääme püsima ja see küsimus otsustub päris suhteliselt lühikese aja jooksul. Seega ei ole ma sugugi naisvaenulik. Ma olen nii mehe kui naise poolt, ma olen inimese poolt. Kui on midagi viltu, kannatavad mõlemad. Ei ole nii, et ainult üks sugupool kannatab ja teine mitte. Mõlemad kannatavad. Olemine ja olemasolemine. Kui me vaatame seda, mida siis propageerib avalikkuses elu. Kui keskaja kultuuris oli Kristuse kõrval kohe Jumala ema Madonna lapsega, siis tänapäeval sõna Madonna, kui üldse keegi seda tunneb, tähendab see ühte väga bravuurikat mingit näitlejat või poplauljat või mis ta on, kellele küll Madonna nimi ei sobi mitte kuskilt otsast. See näitab ka seda, et kuidas tahetakse ära lörtsida ja rikkuda inimeste teadvuses see, mis on ilus ja kõrge. Kui keskaja kultuuris oli emadus erilisel viisil austatud, kui keskaja kultuur ja just eriti kristlik kultuur on andnud niisuguse asja nagu daami austamine. Rüütel pidi olema truu ja austama 3 suurust, Jumalat, kuningat ja daami. Daam oli 3. kohal. Siis me saame aru, et kuidas suhtuti naisolendisse. Hoiti, naise kohta öeldi õrnem astjas, see tähendab, teda peab õrnemalt hoidma. Võeti arvesse neid erinevusi, mis on looduse poolt loomulikult 2 sugupoolel ja lähtuvalt sellest, mille eesmärk oli loomulikult lapsed, elu jätkamine, uue elu ilmale kandmine, selle sünnitamine, selle eest hoolitsemine. Ja kui naine jääb ilma emadusest, siis ei areneda iialgi küpseks inimeseks. Ja kui me tänapäeval võime etteheiteid teha meestele, et mis ka meessooga juhtunud on, siis ongi see, et kogu inimtervik on korrast ära. Ei saa olla korras mehed, kui pole korras naised ja vastupidi. Inimtervik on purustatud, inimtervik on lõhutud. Ja rollide segamine toob kaasa, kui ka bioloogilise olendina inimene ikkagi perekonna teeb, me räägime perevägivallast. Millest sünnib perevägivald? Miks perevägivalda ei ole nendes kultuurides, kus rollid on täpselt kindlaks määratud? Vägivallaks pole vajadust. Vägivald sünnib seal, kus rollid on segi ja kõik tahavad olla perekonna pead. See on võimatu. Ei saa lennukit juhtida reisijate üldkoosolekuga, kui kõik läbisegi karjuvad ja kisavad. Laeval on üks kapten, riigil on üks juht. Perekonnas ei saa olla nii palju juhte, nagu on perekonna liikmeid. See on absurd.
Ja seetõttu, kui näiteks ma olen teiste rahvaste juures olnud ja perekondades elanud, ma olen küsinud Kaukaasia rahvastel ja kui küsimus on naisele või mehele, siis mulle ikka vastatakse tihti nii, seda ma ei tea, sellega tegeleb minu mees. Või vastupidi, mees ütleb, seda ma ei tea, sellega tegeleb minu naine. Kui üks abielu pool karistab last, teine läheb minema, ei sekku, et vanemate autoriteet säiliks. Näiteks Hiinas on nii. Range kord, ei sekku siis. Muidu laps hakkab kohe niimoodi mängima. Kui ema kurjustab, poen isa selja taha. Kui isa kurjustab, poen ema selja taha. Laveerima hakkab. Et vanemad oleksid üks rinne. Ja kui traditsionaalne perekond purustatakse ja pilgatakse seda kui vanamoodsat. Ja mida tähendab üldse see vanamoodne ja modernne? Kas kõik modernne on hea või tagab elu püsimise ja jätkumise? Ja juba see ise, et me arvame, et me võime tuhandeid aastaid kehtinud ja kultuuri järjepidevust taganud hoiakud hüljata ja hakata kõike vastupidi tegema. No siis tigedalt võiks öelda head teed. Ma julmas rõõmus näha ihkan, kui hukkub kõik, mida vihkan. Siis ei ole tulevikku enam. Aga kui me tahame, et meil on tulevikku ja rahvana püsida ja ka ise individuaalselt õnnelikud olla, sotsiaalsete olenditena, bioloogiliste olenditena, siis on selge, et abielu kui sakrament, mehe ja naise rollid vajavad uuesti väärtustamist mees mehena, naine naisena. Aga mitte, et me hindame inimest ainult nii palju, kuivõrd ta ei ole mitte tema ise, vaid keegi teine, mida ta ei saa iialgi olla. Sepale ei sobi olla kellassepp. Elevandile sobib üks töö, talle ei sobi teine töö. Igale olendile sobib midagi. Ka inimestega on nii. Ja kui me neid loomulikke looduse poolt antud eeldusi ja arvame, et need on poliitiliselt mitte korrektsed, loodus on mitte korrektne poliitiliselt, universumi seadused ka mitte. Ja arvame, et meie seadused on õigemad, siis muidugi maksab see meile karmilt ennast kätte. Kui me loomulik, looduslik eluviis ei taasta kõikides asjades, perekonna elus, tervislikus elus, millest tahes. Aga samal ajal abielu on ju alati üks osa kogu kultuurist. Ta on kogu kultuuri konteksti üks väljend. Ja nüüd niisuguses sotsiaalses ümbruses, kus me praegu elame ja sotsiaalse olendina inimene on niivõrd alistuv nendele moodidele või trendidele või millele tahes. Nagu see üteluski, kes see tänapäeval veel niimoodi teeb? Tänapäeval. No mis see tänapäev nii erilist siis on? Mis ta 100 aasta pärast on? Mida on see tänapäev 20 aasta pärast? Alles oli tänapäev. Ja nüüd selgub, et see, mis oli alles tänapäev, on meil nüüd hukka mõistetud ja välja naerdud mingi 10 aastat hiljem. Ja traditsionaalse kultuuri juures ongi see, et seal ei ole mõistet tänapäev ega minevik, vaid see, mis on õige. See, mis vastab jumalikele seadustele, need on need seadused, mida inimene muuta ei saa, kuid mida inimene võib rikkuda. Seega meil on 2 valikut. Kas me tunneme neid seadusi, kas me arvestame sadade ja tuhandete sugupõlvede ajaloolise kogemusega elu säilitamisel või hülgame need ja kaome. Paari põlve jooksul uppudes hedonistlikusse elukäsitlusse. Valik on muidugi tänapäeval igalühel omal, sest mineviku ühiskondades hoiti elu, ütleme nii, riikliku karistuse ja ühiskondlik sotsiaalse meelsuse ja kontrolliga. Inimolend on paraku niisugune, et kui see kontroll tema pealt ära võtta, siis vallanduvad inimeses hävitusjõud. Ja need hävitusjõud hävitavad inimese iseenda. Seega need jõud tuleb hoida mõistuse ja teadmise kontrolli all. Selles ongi kultuuri sisu. Minu nimi on Heinar Laigna. Tänan tähelepanu eest, head mõtlemist. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja
olemasolemine.